Tere, mina olen Sander. Pildistamine ja filmimine on saanud meie elus väga olulise koha ja tarbijatel on väga palju pakkumist turul, alustades kõrgekvaliteedilistest peegelkaameratest või siis peeglite kaameratest sellel juhul kuni taskukaamerate ja mobiiltelefoni kaamerateni välja. Siin testis võrdleme, kuidas üle 2500 euro maksev professionaalne kaamera saab hakkama nutitelefonide vastu. Esimene kaamera testis on Sony A7S kaamera, mis tuli välja sellel aastal, mille sisse on pandud 12 megapiksline täiskaader sensor, 35 mm sensor. Siia sisse on pandud lisaks veel Wi-Fi ja NFC ühendused, me saame pildid laadida telefoni. Siia on võimalik teha pilte nii tavalises JPG-s kui ka RAW formaadis. Lisaks sellele on video puhul siin palju võimalust, millega on võimalik siis võimalikult minimaalse kompressiooniga pilte siit kätte saada. Sony A7S-il on sisse ehitatud ka elektrooniline pildiotsija ja väga suur ekraan, et seda mugavalt käsitseda. Ülejäänud kere on täismetallist ja jätab väga tugeva mulje, samamoodi ka Zeissi lensid siin ees on tõeliselt tugevad ja professionaalsed vastupidavad. Sony A7S-i ees me kasutame kahte objektiivi, kuna siin on võimalus objektiivi vahetada. Meil on 55 mm 1,8 avaga objektiiv ning 24–70 mm 4 avaga objektiiv. Ja seesama Sony A7S mürakas esindab meile siis profikaamerate sekti. Teine kaamera testis on Sony RX100 3. seeria kaamera, mis on taskukaameratest ilmselt siis kõige populaarsem tänasel hetkel. Siia sisse on pandud ühe tolline sensor, mis on 1/3 sellest suurusest, mis oli A7S-i sees. Siia on sisse ehitatud 24–70 mm lens ja see on 1,8–2,8 avaga. Muus osas pildi kvaliteedis on samuti võimalik nagu A7S-ile teha nii RAW formaati kui JPG formaati ja video puhul on ka kasutuses XAVCS koodek ehk siis võimalikult minimaalse digitaalse töötlusega pilte siit kätte saada. Sony RX100 on veel lisaks sellele sisse ehitatud samuti elektrooniline pildiotsija, mida esmapilgul ei näe ja samuti ka välk, mis on palju asju, mida esmapilgul kaamera sisse vaadates ei olegi näha, aga teevad sellest tunduvalt parema kaamera. Kere on ehitatud metallist, nii et ta jätab tõeliselt tugeva mulje, nii et sa ei pea kunagi muretsema oma kaamera pärast. Kolmas kaamera meie testis on iPhone 6 ehk siis viimane ja minu meelest ka kõige parem nutitelefoni sisse ehitatud kaamera. Siia sisse on ehitatud 8 megapiksline 1/3 tolline sensor ja siin on samasugune klaas ees, nagu oli vanal iPhone 5S-il. Samal ajal on muudetud piksleid fookustundlikuks, ehk siis meie täpsus peaks olema palju parem selle kaameraga. Samamoodi näitame vahepeal ka Nexus 5, ehk siis näidata, kui suur on vahe siis tõeliselt kõrgklassi nutitelefonil ja nii-öelda keskmise klassi nutitelefonil. Hea pildi tegemiseks on loomulikult mitu olulist faktorit. Esiteks klaas, mis on selle ees. Siin on kas vahetatavad objektiivid, mitte vahetatavad objektiivid ja kui kvaliteetsed need objektiivid on. Teine minu jaoks ilmselt kõige suurem vahe siiamaani on sensor ja sensori suurus just eelkõige. Kui A7S-i sees on meil täiskaader 35 mm sensor, siis RX100 kaamera sees on sellest 1/3 suurusega 1 tolline sensor ja iPhone 6 sees on sellest veel omakorda 1/3 suurusega 1/3 tolline sensor. Kolmandaks asjaks on loomulikult tarkvara. Sul võib olla parim objektiiv ees ja parim sensor, aga kui tarkvara ei suuda neid pilte töödelda reaalajas piisava kvaliteediga, siis ei ole sellest mitte mingisugust kasu. Tänane test on täiesti mitteteaduslik ja ilmselt ebavõrdne kõikide kaamerate suhtes, aga minu eesmärk ongi vaadata neid just kui tavainimese perspektiivist ehk mis siis, kui ma ostan selle kaamera ja hakkan seda kasutama, kas ma saan ka suurt vahet sellest näha. Me proovime, kuidas need kaamerad töötavad tänavapildis, siseruumides, välisruumides, kuidas need töötavad pimeduses ja erinevates kontekstis, kui me teeme kas inimestest pilti, me teeme asjadest pilti ja vaatame, kuidas need kaamerad omavahel võrduvad müra suhtes, teravuse suhtes, pildi kvaliteedi suhtes. Esimesena võrdleme kaamerate fookuskaugust ehk siis kui lai nurk maksimaalselt on võimalik pildile peale jätta. Nexus 5 puhul sarnaselt iPhone 6-le on ees 3,85 mm objektiiv, mis on 30 mm ekvivalent siis täiskaader objektiivina. Sony RX100 puhul on circa 8,8 mm objektiiv, mis täiskaadri ees oleks 24 mm vaade
ja Sony A7S sees on kõige laiem täna saadaolev 24 mm lainurk objektiiv. Ja siin on nüüd nad võrdluses ka kõik kõrvuti. Üks asi, mida meeles pidada on Nexus 5 ja iPhone 6 puhul on ka võimalik zoomida, aga seda ainult digitaalselt. Ehk siis objektiivi ei ole võimalik selle ees vahetada, ehk siis klaasiga muuta fookust kaugust ei ole võimalik. Ainult pildi kvaliteet kahaneb resolutsiooniga, kui me zoomime pildi sisse. Seda tasuks meeles pidada, ehk tuleb rohkem jalgade zoomi kasutada edasi-tagasi liikudes. Siis Nexuse ja iPhone'i puhul. Küll aga Sony A7S puhul saad valida, mis objektiivi tahad. Londonis Brick Lane'il ringi liikudes on majade peal igasugu huvitavaid joonistusi. Selle siili puhul tahtsin võrrelda pildi teravust ja üldist pildi kvaliteeti, kui palju detaile jääb alles. Kui sa vaadata iPhone 6 pildi, siis väliselt tundub see väga hea, aga nii kui sisse zoomideks ja suuremalt vaadata, kaovad detailid nende karvade juures on näha palju digitaalset töötlust. RX100 puhul on tegemist märksa teravama pildiga, just eriti nüüd kui sisse zoomides on näha, kuidas detailid on alles isegi seal varjuosades ja teravus on märksa parem kui iPhone 6-l. Sony A7S loomulikult teise klassi klaas on selle ees ja karvad on väga selgelt näha, detailid on alles ja kui neid just 3 tükki kõrvuti panna, siis just vaadates eriti seda tumedamat varjuosa seal all, siis iPhone 6 puhul ei ole näiteks kivide vahel peaaegu üldse detaile näha, kui RX100 puhul ilmuvad need märksa rohkem nähtaval ja A7S puhul on need väga teravad ja selged detailid. Siin on muidugi seos mitte ainult sensori, väga suur osa on siin mängida ka klaasil ja ka digitaalsel pilditöötlusel, millega tihtipeale mitmed detailid kaovad pildil. Ja loomulikult aitab ka dünaamiline vahemik, ehk siis varjude ja valguse vahel on rohkem detaile näha. Lisaks pildi kvaliteedile on väga oluline osa ka tänaval ringi kõndides fookuse, kiirus ja täpsus. Sony A7S juures just eriti mitmel korral pilte tehes, ta tegi pildi kas liiga vara, enne kui ta oli fookuse kätte saanud, või siis ei saanud fookus täpselt paika, nagu näha siin, või siis ka siin seda mootorratas pildistades lihtsalt ei saanud õigel ajal fookust paika. iPhone 6 puhul ma sellist asja ei kogenud peaaegu kunagi, ehk siis need uued fookustundud pikslid töötavad tõesti väga hästi ja ka Sony RX100 oli perfektne fookuse suhtes või ei olnud ühtegi kaadrit, kus ei oleks fookus paigas. Ehk peeglite professionaalsete kaamerate puhul tuleb ikkagi silmas pidada, et see fokusseerimiskiirus ei ole veel samal tasemel või digipeegel profikaameratel. Väga oluline aspekt tänapäeval kaamera juures on loomulikult ka video, kuna nii lihtne on filmida, meil on väga hea andmeside kiirus, telefonidele on väga hästi ühendatud ja meie käes on väga head kaamerad. Siin on võrdluses Sony A7S, kus te näete sellist täiskaaderlikku pildi ülesehitus, samal ajal ka värvid ja see lihtsalt näeb nii filmilik ja hea välja võrreldes mobiiltelefonidega näiteks. Loomulikult on väga suur osa ka tänapäeval filmitud nutitelefonidega. Ja iPhone 6 puhul kindlasti pildi puhul on näha vähem detaile ja värvid ei ole nii head, kui need on täiskaadersensori puhul, aga samal ajal selline filmilik stabiliseerimine on kindlasti piisavalt hea põhjus, et seda jagada oma sotsiaalmeedias. Võib-olla see ei ole piisavalt hea kvaliteet, et seda näidata suurel ekraanil või teleriekraanil, aga kindlasti on see piisav, et seda jagada oma sotsiaalmeedia vahendusel ja anda videoga edasi see emotsioon, mida me edasi anda tahame. Video puhul on loomulikult väga oluline ka aegluubis filmimine, mis on igasse kaamerasse tänapäeval sisse ehitatud. Sony RX100 puhul on hetkel 60 kaadrit sekundis täis kõrglahutusega resolutsioonis või siis 720 pikslit resolutsioonis 120 kaadrit sekundis. Nagu näha, siin täis kõrglahutusega on väga paljud detaili all ja see pilt on endiselt väga-väga selge. Sony A7S puhul on muidugi täiesti teine mängu, ma isegi siin, kui fookus korraks kadus, siis need värvid ja detailid just vaadates nagu seda nuga ja kätt on hoopis teisel tasemel, kui need on Sony RX100 puhul, ehk isegi aegluubis on see märksa tervem pilt. Sony või iPhone 6 on täiesti omaette liiga loomulikult oma aegluse suhtes. Sellisesse väiksesse kaamerasse on sisse ehitatud 240 kaadrit sekundis ehk päris elu näha tagasi umbes peaaegu 9 või 10 korda aeglasemalt tagasi mängida. Küll aga, kuna see resolutsioon on siin 720 pikslit, siis paljud detailid kaovad ja on näha müra nii käe ümber kui ka selle kookose ümber, ehk siis ei ole kvaliteet veel samal tasemel, nagu võiks olla.
Järgmisena võrdleme üsna palju kasutatavat või siis filtritega imiteeritavat bokeh efekti, kui objekt on toodud taustast välja eraldi. Nagu näha, siis iPhone 6 on seda väga raske saavutada, isegi objekt täiesti lähedalt tehes, siis see udusus saabub alles märksa hiljem, ehk siis see objekti ja tausta vahepeal on väga-väga suur sellise väikse sensori juures. Kuigi siin on täislahtise avaga, see enamustingimustes, kus on palju valgust, ava on väiksem, on seda veel raskem tekitada. Loomulikult suurema sensoriga Sony RX100 puhul on see tunduvalt lihtsam, aga see ei ole ikkagi selline kreemikas bokeh, mida paljud profifotograafid ja fotokunstnikud otsivad. Nagu näha siin Sony A7S puhul on lihtsalt see pilt on hoopis teistsugune ja see detailid või siis see objekt, mida pildistama tahame, märksa rohkem meie tähelepanu all kui see kõik, mis toimub taustal. Siin ilmselt tuleb see vahe mitte välja ainult ka neid 3 pilti siin võrreldes, kui mingisuguseid asju pildistada, vaid eelkõige ka inimesi pildistades. Ehk siin, kui meil ei ole väga ilusat tausta, kus on elektrikilbid või ventilatsioonitorud, siis meie tähelepanu läheb ka kõigele selle taustale, kuigi eesmärk siin oli pildistada objekti. iPhone 6 puhul oli see praktiliselt võimatu. Sony RX100 peal õnnestub juba märksa rohkem juhtida tähelepanu objektile ja mitte nii väga sellele, mis toimub seal tagataustal. Ja loomulikult A7S on omaette klass, kuidas meie tähelepanu on kõik objektil ja ainult objekt on terav. Ehk see on asi, millega suure sensoriga kaamerad ja vahetatavad objektiivid tulevad palju kasuks. Siin aga võrdleme hoopis dünaamilist vahemikku, ehk siis kui palju kaamera suudab jäädvustada kõige eredama ja kõige tumedama osa vahel värve. Nagu näha, siis Nexus 5 puhul on täiesti kadunud need valgustid, mis on laest pallikujulised valgustid ja need detailid see peal. iPhone 6 puhul on märksa paremini detailid juba välja tulnud ja Sony RX100 puhul ma ei ütleks, et ta on nii palju parem kui iPhone 6, ma ütleks, et üsna sarnasel tasemel detailid ja loomulikult A7S on hoopis teisel tasemel, mitte ainult ka valguse osas, vaid ka varju osas, eriti just neid nüüd kõrvuti võrreldes. Kusjuures kõik kaamerad olid oma valguse pannud just hobuste järgi paika, ehk siis automaatselt. Eriti tuleb see vahe just välja ka looduses pildistades laeva taustal, näiteks siin samas, kui vaadata neid 3 pilti ja väliselt ei tundugi, et on suur vahe, aga kui me just sisse zoomime ja võrdleme neid lähedalt, siis on näha, kuidas iPhone 6 puhul nii digitaalse töötluse ilmselt resolutsiooni pärast on seal lihtsalt üks tume nurk, Sony RX100 puhul on rohkem detail näha ja Sony A7S puhul on näha ka varjus kõik kivide vahel olevad detailid selle dünaamilise vahemiku pärast. Üsna populaarne on tänapäeval teha pilti igasugustest artiklitest ja kirjadest ja siin ma tahtsin näeta, kuidas digitaalne töötlus isegi hea valguse võib pildi täiesti ära rikkuda just Nexus 5 puhul. iPhone 6 puhul on märksa paremini digitaaltöötlusega, ei ole kadunud pildi kvaliteet. Sony RX100 puhul on see muidugi täiesti selge ja Sony A7S puhul samamoodi. Eriti just siin neid kõrvuti pannes, siis on näha, kuidas isegi puhtalt kirjast pildi tegemiseks tihtipeale ei piisa nutitelefonist, kuna sensor võib olla hea, aga digitaalne töötlus rikub selle pildi täielikult. Ja viimaks nüüd ka võrdlus pimedast tehtud piltidest. Nende piltide ühisnimetajaks on see, et nad on kõik tehtud 1-15 sekundi särjaaega, ehk siis kõik on käest hoides. Nagu näha, Nexus 5 puhul 2000 ISO juures täislahtise avaga ei ole mitte midagi pildist peaaegu järele, see on kasutamatu. iPhone 6 puhul on märksa rohkem valgust, ilmselt on see piisavalt palju, et panna pilt üles oma Instagrami kasutaja alla, aga siiski väga palju müra ja mitte liialt kasutada pilt kuskil mujal kui väiksel ekraanil. Sony RX100 puhul ISO 6400 on muidugi märksa parem, kuigi nagu näha, siis siin tumedal alal liiga palju detaile alles ei ole ja müra on samuti küllalt palju sellel pildil näha. See on samuti täislahtise ava juures. Ja Sony A7S puhul mul küll ei olnud kaasas 55 mm 1,8 avaga objektiivi, aga 4 ava juures on ISO 12800 ja siiski on meeletult palju detaile alles pildil ja ma ütleks, et see on täiesti kasutada pilt, võib-olla veidikene on vaja kasutada müra kaotamist. Ja siin on nad kõik võrdlusena koos ka just eriti seda veeala vaadates on näha, kuidas Nexus 5 puhul ei ole üldse mingeid detaile, neid iPhone 6 puhul detailid tekivad ja seal sa saad aru, kuidas Sony A7S on täiesti omaette klass, ehk pimedas ei ole tegelikult nutitelefoniga suurt midagi teha ja läheb vaja kas taskukaamerat või siis juba profikaamerat, vähemalt täiskaadriga, aga Sony A7S on täiesti omaette klass siin. Ja loomulikult, kui kasutada statiivi ja pikemaid särjaaega, on võimalik saada täiesti fenomenaalseid pilte mõlemast, nii Sony RX100 taskukaameras siin 2-sekundilise särjaaja jooksul, kui ka Sony A7S-ist 1-sekundilise särjaajaga F4 avaga, need on täiesti väga muljetavaldav kvaliteet.
Samal ajal video puhul võrreldes on lihtsalt näiteks iPhone 6, aga tõesti siin ei ole peaaegu mitte midagi näha peale London Eye ja natukene Big Beni, aga üldiselt on täiesti kottpime pilt. Sony RX100 puhul on üsna ka täbarad lood 3200 ISO juures ja kui seda lükata üles 6400 peal, siis on palju rohkem valgust näha pildile ka varjualades, aga samal ajal ei ole see siiski kasutatav. Ja Sony 12800 ISO juures on loomulikult müra juba nii suur, et seda ei ole võimalik ka kõige parema tahtmise juures eemaldada. Sony A7S juures on 6400 ISO-ga pilt täiesti super puhas. 12800 juures on see endiselt täiesti kasutatav pilt, detailid on kõik alles ja see ongi see, millega ilmselt sellises kottpimedas filmiks. 25600 juurde minnes on endiselt, ma ütleks, et see pildil on isegi natuke liiga palju valgust, aga samal ajal on detailid kõik alles. Kui suruda seda veel 51200 juurde, siis loomulikult tekib juba palju rohkem müra, aga sellisesse kõrgusesse nagu näha isegi kottpimeduses ei ole vaja minna. Ja siin on nüüd kõik kõrvuti ka iPhone 6, Sony RX100 ja A7S ja nagu näha, kuidas palju rohkem valgust ja selgust tekib, mida rohkem professionaalse kaamera poole lähme. Ehk siis pimedus ei ole tõesti mitte midagi teha nutitelefoniga ja läheb vaja paremat kaamerat. Millise kaamera siis peaksid ostma? Üks asi, mida meeles pidada, on, et ükski kaamera ei tee sinust paremat fotograafi. Pigem on see vastupidi. Kui mõni professionaal teeb iPhone'iga palju parema pildi kui keegi, kes on omal just ostnud professionaalse kaamera. Küll aga aitavad professionaalsed kaamerad, kui sa neid oskad kasutada, teha palju paremat pilti kui seda nõrgemad kaamerad. Ehk kogu kaamera valik sõltub sinu oskustest ja sinu vajadustest. Kellele ma siis soovitaksin Sony taskukaamerat RX100? Eelkõige ilmselt inimestele, kes reisivad palju, kes tahavad olla midagi robustsemat kui nende nutitelefon, et mitte tappa nutitelefoni akut. Lisaks sellele on siia sisse ehitatud ka pildiotsija elektrooniline taaskord, mida nutitelefonidel ei ole, ehk kui päikese käes pilte teha, siis on siit väga hea näha pilti, mis välja tuleb. Lisaks sellele on siia sisse ehitatud välk pimedas pildistamiseks, taaskord nutitelefonide välgud jäävad palju lahjemaks. Siia ette on pandud ka objektiiv, mis on zoom-objektiiv standardvahemikus, taaskord annab palju rohkem multifunktsionaalsust võrreldes nutitelefonidega, millel on fikseeritud lens. Lisaks sellele on siin ka painduv ekraan, ehk siis kui nutitelefonide tihti esimesed kaamerad selfide tegemiseks, mis on väga populaarseks saanud, ei ole nii kvaliteetseks, siis siin on võimalik lihtsalt ekraan tagurpidi tõsta ja teha endast 3 sekundi jooksul selfie nendele inimestele, kellele see oluline on. Muus osas mina väga suuri eeliseid ei näe, tal on ka pisut suurem, mitte pisut, vaid 3 korda suurem sensor kui nutitelefonidel, ehk pimedas on see vahe märgatav, aga mitte nii palju võrreldes uute nutitelefonidega. Sony A7S soovitan ma ka eelkõige inimestele, kes tõeliselt on südames fotograafiumilised ja tahavad ja hoolivad väga palju heast pildist. Siin on täiskaader sensor 3 korda suurem kui Sony RX100-l. Lisaks selle on siin võimalik vahetada objektiive. Loomulikult see lisab ka kulusid suuresti, kuna üks objektiiv maksab tihtipeale sama palju kui 2 Sony RX100 või isegi 2 nutitelefoni. Lisaks sellele on muidugi siin palju eelisi. Sellega võib teha pilti ükskõik millises keskkonnas, kus on täiesti kottpime öö, teed toas pilte, küünlavalgel pilte. See on täiesti uskumatu sensor. Lisaks sellele on siia sisse ehitatud ka 4K videovõimalus, mis tähendab seda, et see 4 korda suurem resolutsioon kui täiskõrglahutusega Full HD resolutsioon. See kere on täismetallist, on tõeliselt vastupidav ja kaamera, mida igast teises olukorras välja võtta, kui tõesti oma head pilti teha. Meelest tuleb pidada ka seda, et selle kaamera hinnad algavad kuskil 1500 eurost, ehk siis märksa kõrgemad kui Sony RX100, mille hind on kuskil alates 500 eurost, sõltuvalt, kust te seda soetate. Nutitelefonide puhul sõltub muidugi väga palju sellest, millise nutitelefoniga me võrdleme. Kui võrrelda näiteks Nexus 5-ga, mida me vahepeal osadel piltidel ka võrdlesime, siis minu jaoks vahe, kus valgust palju ei ole, on väga suur. Ja eelkõige mitte seepärast, et siin oleks halb sensor, vaid eelkõige pildi protsessimisega, millega Google Androidiga ei ole veel väga head tööd teinud, aga see ei tähenda seda, et järgmiste versioonidega see võiks paraneda. Tänase hetkel parim nutitelefoni kaamera on minu jaoks iPhone 6 ja enamus piltides, enamus keskkondades jääb ta minu jaoks täiesti võrreldavale tasemele taskukaameratega, see Sony RX100-ga näiteks võrreldes. Ehk siis kuskil 80% olukordadest ma arvan, sa saad umbes
sama hea, loomulikult mitte täiesti sama ja sõltub kõik, mis see pildi kasutus on, aga oma asja aetud. Loomulikult tuleb meeles pidada, et selle juures ei ole kaameral väga tugev välk, lisaks sellele ei ole siin ka zoom objektiivi ees, siin ei ole võimalik ka pildiotsijaga pilti otsida, kuna seda lihtsalt ei eksisteeri. Neid limitatsioone teades saab nutitelefoniga väga hästi enamus olukordades kõik pildid tehtud. Nagu ma ütlesin, kogu see kaamerate valik on väga personaalne. Minu puhul ma ilmselt müün nüüd oma Sony RX100 maha, millega ma olin küll väga õnnelik, aga just iPhone 6 väljatulekuga ma teda väga tihti pole välja võtnud, kui ma olen läinud niisama välja kodust. Ja ma ilmselt jätan omale alles Sony A7S-i, sellepärast et kui tõesti on vaja head pilti teha, siis mul on alati võimalus omale kotti panna ja olla kindel, et see pildi kvaliteet, teravus ja ükskõik millises valgusoludes ma saan alati hea pildi. Kuigi samal ajal ma ikkagi arvan, et umbes 80% olukordadest ma jään pilti tegema oma nutitelefonidega. Nii et mõtle sina, mis sinu jaoks on kõige olulisem ja kui palju sa oled nõus välja käima selle eest või kui palju sa hoolid piltidest ning vastavalt sellele tee oma otsus. Kohtume järgmisel korral ja loodan, et sul oli sellest videost kasu. Suur aitäh veel kord vaatamast. Kui sulle video meeldis ja soovid ka tulevikus näha rohkem selliseid videosid, siis palun laigi seda ja anna märku kommentaaridest, millest veel sooviksid videosi näha. Siin vasakul aga näed minu eelmisi videosi näiteks iOS ja Androidi platvormide sõjast võimalikult objektiivsel moel. Lisaks sellele droonide ülevaade täna ja tulevikus, 3D printimise ülevaade täna ja tulevikus ja samuti ka Google Glassi video ja esimesed muljed sellega. Siin samas paremal saada ka subscribe'ide kanalisse, et hoida ennast kursist uute videodega ja ennast lühemalt ülevaatega kursis hoida ka Facebooki, Instagrami ja Twitteri vahendusel.